Järgmine harjutus on see, kuidas võitlusasendist tuleb hakata raskust kandma ühe jala pealt teise peale. Võitlusasend. Ja nüüd hakkate liikuma tagumise jala pealt esimese jala peale, liigute ette, tagasi. Katsute vaadata seda, et see pea ei läheks väga kaarega ülevalt alla, et ta liiguks mööda joont. Kõige lihtsam on jälgida töökohta, et see töökoht liigub edasi-tagasi, teie kogu teel liigub edasi-tagasi. Ja te võite veel kehaga liigutada natukene rohkem tagant ala peal, siis kehaga ka veel rohkem tagasi, ehk siis keha osa teel läheb veel natuke tagasi rohkem. Siia liigud ette ja liigud tagasi. Natukene tuled siia. Seda on vaja hiljem see, kui te hakkate lööma, siis löögi ajal te liigute ka põlvest ette, teete sammu ette ja käsi läheb ka ette. Nüüd on küljevahetus, hopp. Ja samamoodi jätkame. Liigute ette tagasi, hoiate asendit, hoiate vaadet. Ja samal ajal keenute jalgu, et see on väga hea jalaharjutus, et kui alguses ei jõua, siis peate seda tegema tihedamini, rohkem, iga päev näiteks natukene. Lõpuks peab olema see mugav, sest selle pealt on vaja lööke ka teha. Et natukene mõned sekundi veel. Ja küll. Ja nüüd paneme juurde käe liikumise koordinatsiooni, et alles jääb sama raskusülekanne jalgadest, kätt hakkate viima järgmist kaugemale, pöögate välja alles löögi lõpus, tagasi toote kohe küünarnukist, ehk siis läheb löögi lõpus välja pööge, küünarnukist tagasi. Ja küünarnukist saab aktiivselt kohe küünja vastu, kusik liigub ette ja käsi läheb tagasi. 1 ja 2. Selle 5 väikest sekundit veel, eeskesi kaitseb, aga kui ta pöörab, siis ta tuleb natuke tagasi ja küljevahetus. Ja samamoodi võtate asendi, peopees on üleval, pöörgate löögi lõpus käed välja, hakkate ka algusest poole peale, siis kaugemale, hoiate kätt rusikas. Seda kui keelite, võite vaadata, hoida kätt vabalt ka, aga eksami ajaks me tahame kätt rusikasse. Nüüd tagasi tõmben, tagasi küünarnukist, võib-olla aktiivsem isegi. Taskusne asja tagasi, hopp ja välja võid ka nüüd aktiivsemalt viia. Nii hopp ja tagasi, hopp ja tagasi. Aitäh! Järgmises paneme juurde nüüd käelöögile jala astumise ka, et kõigepealt hakkate pihta raskusülekandega, teete mõned korrad, siis panete juurde käe liikumise, et käsi läheb lööki ja juba käsi sirkeks. Nii et natuke kiirust. Ja käsi hakkab liikuma kohe, ja kui käsi liiguvad, siis tuleb jalg. Ja tagasi. 1, tagasi. Ja jälgige, et te jõuate tagumise jala